jätkuvalt 17, tuult tundub vastu. Näeme otsa peal on ka täitsa korra. Kristjan hea hüppe. Kiirus ei ole hea. Ja hüppe on no üle 120, aga vähe. Ikkagi seal 30. Eli sekin näemme on yksi hyvä pätkä. Hyden leading, Johanna Haagström pacing up. Tere hommikust! Täna on see päev siis, kui Karl lennab Rugale, nii et korjame ta peale ja lähme mäele. Kas sulle meeldib su sponsorauto? Jaa. Miks? Tegin toas soojendust ja panin nupust auto sooja. Nüüd lased pagasnikust kogu sooja välja? Täpselt nii. Kõva, no? Saab elektriga sõist. Selle juhtmega teed? Ja odav on. Hea sooja auto. Hea sooja pikutada. On ju? Nii pime on siin autos, et midagi ei jää kaamerisse. No jah. Saad color grade'ida pärast. Color grade saab tore olema jälle. On nii. Kus sul auto meeldib? Mulle meeldib väga, mulle meeldib see massaaži iste siin. Kogu aeg maailma selle, et ei suudagi sõita nüüd enam. Räägi siis, kuidas läinud on? Kuidas läinud on? No praeguseks ma olen siis juba 2 nädalat olnud. Esimene nädal olid premium sessioonid. Beebisessioonid või? Premium. Mis läksid täitsa okeilt. Esimesed enamus trikid, mis ma eelmine aasta ära õppisin, said lumele toodud jälle. Ja siis kui 14 tegin, siis ma veits maandusin valesti käe peale. Siis ma vigastasin küünarrukki. Seejärel tuli Karl. Siis saime 2 päeva trenni teha. Et ma kukkusin jälle küünarrukki peale, nii et praegu on jälle väike taastumine. Aga vaatame, mis mäe peal teha saab. Äkki saab hüpata küünarrukkiga. Millised on sinu go-to soojendusharjutused? No kuna mul on veits kanged puusad, siis eks ma teengi neid korralikult soojaks. Ja siis puusa nii-enda liigutused. Tõstad jala ülesse, siis teed nagu kaare ja siis tood jala jälle. Ei tea, on need üldse nimetused olemas? Kindlasti. Raudselt on. Ja siis on üks harjutus jäähoki ajast Oleksii Lugnini poolt. Tervitused talle. Te olid siis perekatikund. Sa oled kükkis asendis, üks jalg on välja sirutatud küljele ja siis liigud ühed jalad teisele. Ahhaa. See oli tore harjutus. Ahhaa. Sel ajal muidugi ei olnud, aga praegu täitsa meeldib. Ja muidugi mulle meeldib harjutus, kus me imiteerime nii-enda backseat'i mandamist. Siis paned jalad maha ja siis kallutad ettepoole põlvedega, üritad maad katsuda ja siis tuleb üles selline. Millega tegelete? Puid sain.
sinu mingi number 48 uiska panen jalgana. Ja rennist võetud. Nagu mul kalossid. 3 eurot. 3 eurot. Kogu perioodi eest või? 3 eurot. See on korra rent nii-öelda, ma tagasi ei ole viinud. Geniaalne ju. No. Ma lähen kuradi detsembris võtan oma luisud ja aprillis viin tagasi. 3 eurot. Nii, aga nagu näha, me oleme tegelikult jõudnud siia hokiväljakule, kuhu Karl tuli siis oma oskusi näitama. No nii. Ano. Noh, ma oskan ka. Vaat seda. Vaat seda. Vaatas seda. Piparkoogi just, toorjust. Nii. Kas see on sinu lemmik? See on ülihea, jah. Kas ta võiks sind sponsordada? Võiks küll. Ainult Meksiko oma. Nii hea. Meksiko. Eesti keeles, vabandust, on Mehhiko. Sa ei ole mõelnud, et freestyle-suusad võiks Mehhikut esindama hakata? Ei tea, ei ole selleks pakkumist olnud. Mingid kartellid rahastaks sind ju. Why not? Siis kui failid, siis saad surma lihtsalt. Tapetakse ära kodus. Jah, mis kuupäev on? On normaalne. Mul tunne, et mida... Kuule, aga võib-olla televaatajale mõni mõte? No räägi. Ei, no räägi ise, sina. Minul pole ühtegi mõtet. Mõtleks seda, et sa kogu aeg küsid seda. Ma ei tea. Et ostke võimalusel kogu kraam Eestis kaasa, sest Soomes nii odav ei ole. Kuna ma ei ulata, on ja peame võtma siukse asja. Esimest korda elus kasutan. Vastan peale. Vaata, et sa kõhuli käisin, aga... Ja kui sa seal oled, tee juba pääsuke ka ära. Ja siis ma ulatan. Ja, aga... Nojah, kõik oleks nüüd PHS sinna pudelitesse koperdada. Ei koperdada midagi, kõik on kontrolli all. Täna on mu kalljal vanemal sünnipäeval. Ja ma seal sünnipäeva kohal siia alla siis. Nii, aga me läheme praegu metsa. Või noh, mitte täitsa metsa, vaid me läheme kalju nuki peale. Ja vaatame, kas me saame pilti. Täna on meil nii-öelda sotsmeedia päev. Nojah, kui 2 nädala jooksul 1 päev päikest antakse, siis tuleb ära kasutada. Tuleb ära kasutada, jah. Jou, millega tegeleb? No tervist. Tegelen sellise asjaga nagu füüsika kodune töö. Uurin teleskoopide kohta. Kuidas tänane päev möödus? Võib öelda tuuliselt. Pigem oli tuuline. Aga positiivne oli see, et natuke hüpata ja
tegin tupla 14 jalgadele. Nii et see on nüüd tehtud. Vaja edasi kruttida. Sa mainisid jalgadele. Kas seda on võimalik ka muud moodi teha? Muidugi on. Vähemalt mida see oligi mingi nädal tagasi kruttisin 14 natukene üle ja käsi natuke valest jälle ja siis küünarnukk sai natuke viga. Nii et kätt sirgeks ega kokku ei saanud. Muidugi 3 päeva hiljem peale kukkumist käsi juba oli enam-vähem okei. Ja siis taaskord ennastas natukene üles pinnida ja sinna see küünarnukk taaskord läks. Aga mis on mõned muud asjad, millega sa siis hakkama saanud oled? Esimesel nädalal preemiasessioonil siis tegin esimesed tuplatonnid ära 12 vasakule ilusa blundiga. Mingid switchi, ühekordseid. Ja siis kui Karl tuli, tegime switch tupla 9 ära. Tegime switch ühekordse 9 ja siis täna tegime 14 ära. Ja nüüd on edasi vaja lihtsalt natukene juurde kruttida ja haarded juurde panna. Sõiduki olek on head reisina. 522. Oi, külm on. Kuidas siis laagri kokku võtad? Kohe oleme Tallinnas. Lühidalt või? 3 nädalat said sa Rugal olla. Ei, no ma ütleks, et oli enam-vähem okei laager. Mingid asjad sai ära tehtud, aga laagri lõpp läks väikeste vigastuste tõttu natuke lappama. Et ei jõudnud lihtsalt kõik asja ära teha, kuna alguses oli küünarnukk vigane ja siis oli õlg. Mis kõige rohkem kripeldama jäi siis? Nendest asjadest, mis nii-öelda olid eesmärgid, aga ei tulnud seekord ära? Ja selle tuub 16 oleks tahtnud ära teha vasakule ja switch tuub 12. Oleks olnud tore kohe praegu ära teha. Siis ei peaks nagu talvel... Ja ta oleks talvel rohkem aega tegeleda nende edasi arendamisega, mitte keskenduda sellele, et peab uuesti kokku ennast võtma ja sendima. Mis sul edasised plaanid on nüüd siis?
Edasised plaanid on minna füsio juurde, teha keha terveks, ravida terveks, natuke puhata jõulude ajal ja siis on Alpidesse minek, kus siis ootab juba jaanuari alguses Prato Nevosa Euroopa Cup Slopestyle'is. Ja siis on Torino Universiaad. Ja siis sealt edasi on veel võistlusi. Väga hea. Väga hea. Lõpetuseks võib-olla mõni mõttetera televaatajatele. Mõttetera televaatajatele. Jah. Ei taha? Ikka tahad? Ei taha. Mul pole midagi öelda. Mõttetera siis televaatajale. Kui kõik läheks nii, nagu teoreetiliselt paberi peal kirjas, siis sa oleksid ammu tõenäoliselt maailmameister juba. Aga kuna kõik ei lähe kogu aeg nii, nagu paberi peal kirjas, siis läheb veel aega. Tore. Näeme siis järgmises vlogis.